Kõik tunded on lubatud, et see on väga õige, mida sa ütlesid, kõik tunded ongi lubatud, lihtsalt kõik käitumised ei ole lubatud, et meil on alati see mõte, tunne, käitumine, seos, kõigepealt mõtlen midagi, siis ma tunnen, aga jah, see viis, kuidas ma nüüd siis käitun selle tunde baasilt on oluline, on ju. Et iga suhte katkemine on nagu väike surm, et ma pean teda leinama, ma pean andma endale selle koha, kus ma lepin sellega, et siin miski oli ja enam teda ei ole, et seda kohta enam ei ole, et see protsess toimib nagu samalaadselt. Tere tulemast kuulama Hingede podcasti 23. episoodi. Täna on meil külas Lea Lihtmaa. Ta on psühholoog ja üks Manasvara heaolukeskuse asutajatest. Tänases episoodis tuleb juttu natuke suhetest, sellest, kuidas üldse selles kiires maailmas enda vaimset heaolu toetada. Ja räägime kindlasti üldse vaimsest tervisest ja üldse, kuidas seda sisemist tasakaalu luua siis. Aga enne veel, kui me alustame, siis ma tahaks tänada Aleksander Butiiki, kes tänase episoodi eest siis toetab meid ja on aidanud selle siis teieni tuua. Ja eelkõige tahaks ka lihtsalt mainida ära selle, et tegemist on ühe butiigiga, kus ma esimest korda tundsin, et keegi ei suru ega müü mulle midagi peale, vaid ma olen nagu sõprade juurde ja mu hea sõber aitab mulle siis ägeda ülikonna valida. Aga pikemalt sellel teemal rohkem ei peatu. Ma panen alla lähemad kontaktid ka, et saate ise täpsemalt vaadata. Aga tere tulemast, Lea, meie podcasti. Tere, Lea. Tere. Ja tead, ma esimese asjana küsiks, et see psühholoogia on väga huvitav teema, see on mind väga palju paelunud. Ma küll seda õppinud ei ole selliselt, aga kuidas sina selleni jõudsid, et sa tahad saada psühholoogiks? Jaa, see on vist nagu mitmetele psühholoogidele, et oli selline siiras huvi inimeste vastu ja selle vastu, et miks nad just sellisel viisil käituvad, nagu nad käituvad. Et ma väiksest peale armastasin ka jälgida inimesi ja ka oma vanemate kõrvalt vaadata, et millised on need nende puhul siis patsiendid, kellega nad töötavad, mis on nende iseloom. Ma jälgisin oma pereliikmeid, tuttavaid, et minu jaoks oli see alati hästi paeluv ja ma tahtsin alati nagu mõista, et miks üks inimene reageerib ühtemoodi ja teine hoopis teisiti. Aga sa oled täna on ju doktoriõppes ka ja õpid seda veel sügavamalt. Just. Aga ma olen kuulnud linna pealt lihtsalt selliseid jutte, et kuna ma ise ka tahtsin psühholoogiks minna, siis ma võib-olla isegi natuke sellepärast jätsin ära, et kui sa saad ise kommenteerida, kuidas sinu kogemus on. Aga mida ma kuulsin linna pealt on see, et inimesed räägivad, et see psühholoogia kursus, mis seal on siis see bakalaureuse kursus või kogu siis see teema õppimine, et seal on väga vähe nagu praktilist teadmist, et hästi-hästi palju teooriat. Et sealt ei saa võib-olla inimene kõike seda kätte, mis seal oleks vaja. Just, et selleks, et inimene saaks psühholoogiks, peab tal olema siis magistrikraad, ehk siis tal peab olema veel lisatud siis 2 aastat magistriõpinguid. Et sellega ma olen muidugi päri, et bakalaureusses oli rohkem teooriat, aga ikkagi, kui ma läbisin ka lihtsalt bakalaureuse, siis ma tundsin tõesti seda, et vau, need on tegelikult sellised teadmised või see miski, mis võiks olla igal inimesel. Et see on tõesti nii eluline, nii praktiline, et jah, et peale seda ma ei oska võib-olla, peale bakalaurust ei oska ega peagi inimene oskama nagu nõustamisseanssi läbi viia või mingit teraapiat praktiseerida. Et tavaliselt ongi see, et bakalaurusele järgneb magister, kus natukene õpitakse juba praktilisemaid võtteid ja ongi palju väiksem kursus, kus siis nagu paaris ja grupitöödes tehakse läbi mingeid situatsioone ja tehnikaid ja tavaliselt siis nii-öelda eks see tee on üpris pikk, on ju, et hea psühholoog läheb siis ka veel kutseaastale, mida ma olen samuti läbinud siis Tallinn-Tartu koostöös. Ma olen siis psühholoog-nõustaja kutsega, kus sai veel neid praktilisi nii-öelda nagu oskusi juurde ja kellel on soovi, võib ju ka mingi teraapia väljaõppe peale õppida. Et see annab siis veel sellist nagu
praktilist ja nii-öelda nagu spetsiifilisemat lähenemist, et mis on sinu võib-olla selline peamine valdkond, milles sa töötad kui selline. Aga täna on vähemalt väga paljude terapeutide käest me oleme siin kuulnud oma saadetes, et on väga suur kriis selles osas, et ei ole piisavalt selliseid psühholooge või terapeute. Kuidas sina tajud? Kas teil on ka samamoodi ajad täis või kuidas? Jaa, selles osas küll, et ajad on täis. Ma arvan, et eriti on puudu just sellisest nii-öelda nagu tasuta abist või riigi poolt toetatud abist, sest et ma arvan, et tasulisse vastuvõttu tuleksid tegelikult väga paljud, aga tihti see jääbki siis rahaliste võimaluste taha. Aga kõik jah, nii-öelda sellised valdkonnad või kohad, kus ma olen töötanud, kus on olnud selline kas riigipoolne rahastus või ma töötan ka Tallinna Ülikoolis, olen üliõpilaste nõustaja. Ehk siis seal ka on tasuta võimalus üliõpilastel tulla ja need ajad on tõesti seal 2 nädalat kuni kuu alati täis. Et kui miski nagu vabaneb, koheselt see broneeritakse, et see vajadus on ikkagi suur. No see on väga suur toetus üliõpilastele. Jah, kindlasti. Selles mõttes on hea. Mina võtaks siit kohe sõna ja küsin sinu käest. Räägi mulle, et mis on see, millega tänapäeva noored sinuni tulevad? Mis on see kõige põhilisem mure, mida nad sinuga jagavad? See ei pea nagu isikuliselt, vaid lihtsalt. Ja kindlasti on mingi siuksed top 3 põhiteemat. Top 3 teemateks. Ülikoolis on see kindlasti ka õpingutega väga palju seondub paratamatult, kuna need on üliõpilased, kes tulevad. Aga peamiselt ikkagi on meeleoluhäired, ärevus ja depressioon. Ehk siis see ärevuse tunne, ärevushäired, paanikahood ja meeleolu langus, depressioon. Ja ülikooli põhiselt ongi see spetsiifiline tihti see, et et just kui see ärevus ja stress ongi seotud nagu õpingutega või töö, eraelu, kooli nii-öelda nagu tasakaalu leidmisel. Aga eks tullakse tegelikult kõiksugu teemadega, et see ampluaa on tegelikult väga-väga lai, aga võib-olla need on sellised nagu enam levinud teemad, millega minu juurde pöördutakse. Teravastuvõttudel rohkem tullakse ka suhete teemadega ja nii-öelda rohkem sellise võib-olla nagu pikaaegsema nagu enese tööga või enese arenguga, mis ei ole võib-olla ainult nii nii-öelda nagu meeleoluhäirete spetsiifiline, vaid tullakse ka väga palju lihtsalt enese arengu huvil. Aga kuidas sa aru saada, kui sellisele, sa peaksid enda vanaemale seletama, kes võib-olla ei tea sellest valdkonnast väga palju, ma ei tea, kuidas siin on olnud, aga mis on selle psühholoogi, terapeudi ja psühhiaatri vahe? Et kuidas ma nagu seal orienteerun? Psühhiaater on arst. Psühholoog ei ole arst, terapeut ei ole sammuti arst, kui ta just ei ole psühhiaater, kes on õppinud siis teraapia väljaõppe ka peale. Terapeut siis on tegelikult selline natukene nagu määratlemata mõiste. Ta pole nagu seadusega siis määratletud, et tänapäeval põhimõtteliselt iga inimene võib ennast kutsuda terapeutiks, et panna endale sinna taha nimeks terapeut, on ju. Aga nii-öelda psühhoterapeut on ikkagi inimene, kes on saanud siis psühhoteraapia väljaõppe, mis tihti ongi seal kuni 4-aastane näiteks väljaõppe, kus sa nii-öelda tõesti kasvad nagu selleks terapeudiks. Ja psühholoog on siis võib-olla kui võrrelda ja vanaemal ütleksin, et tead nagu arstide mõttes perearst, et natukene nagu kõike, et terapeudil võibki siis öelda näiteks, et ma ei tea, pereteraapia, tegeled rohkem peresuhetega või traumateraapia, traumajuhtumitega, et nagu perearst ja siis ma ei tea, kõhukirurg või ajukirurg, et väga erinevad tegelikult valdkonnad on ju. Ma korra tuleks tagasi sinna ülikooli juurde veel, et sa ütlesid, et sa oled seal psühholoogia, noored käivad sinu juures, aga kui nad käivad selliste ärevuste ja kõikide selliste paanikahoogude ja asjadega, et mis see neid kõige rohkem aitab, kui nad sinu vastuvõtule tulevad? Tihti aitab muidugi ka lihtsalt see, et keegi kuulab ära, aga ikkagi nad tulevad tihti otsima mingeid praktilisi nippe
iga kord, kui minu juurde tuleb klient, eriti ülikoolis, ma küsin, et mis olid sinu ootused täna siia seansile tulles, et millist abi või nõu sa nagu lootsid saada. Sest ühe inimese ootus võibki olla see, et palun lihtsalt kuula mind ära sega vahele, et tahaks lõpuks, et keegi nagu kuulaks vahetult ja teine inimene on see, et seanss sai läbi, et oota, aga mis tehnikat ma siis kasutan, on ju, et tema ootused olid midagi muud. Ehk siis jah, et eks see on selline kombinatsioon, et ärakuulamisest ja tehnikatest siis, kuidas selle ärevusega või paanikaga näiteks toime tulla. Aga ma huvi pärast küsin, kas sa kuidagi alguses kaardistad ka neid ootusi, kliendi ootusi? Jah, just. Jah, et ongi see, et seansi alguses alati küsin, et palun rääkida oma murest ja et mis ootused siis täna siia tulles olid. Aga siis see rääkimine on ju aitab, aga sul on ka endal olemas siis mingid praktikad, mida sa jagad neile või et psühholoogi töö on ka üks osa sellest nendest praktikatest, et saab neid ka jagada. Just. Jah, et ma tihti kasutan ka selliseid kognitiivkäitumuslikke lähenemisi, väga palju ka selliseid nagu mindfulnessi või meeleteadlikkusel põhinevaid lähenemisi, teatud kujutlustehnikaid. Minu väga suur lemmikit on ka selline enesesõbralikkuse või enesekaastunde praktikate nii-öelda kasutamine, et just, et kuidas see meie sisekõne saada sellisest karmist kriitikuks, toetavaks, sõbralikuks sisekõneks, et ma räägiksin oma peas ka nagu inimesega, keda ma armastan, et olengi täpselt niisama hell ja hoidev endaga, kui oleksin kellegi teisega või kellegi kallimaga. Aga kus? Jah, sa tahtsid küsida. Ja, mul tekkis kohe selline küsimus, et kuidas inimesed sellele praktikaga või sinu tehnikatega, kuidas nad kaasa tulevad? Kas nad tulevad hea meelega kaasa ja mis hetke peale sa näed, et see muutus juba nendes mitu protsessi nad peavad läbi käima, et sinu juurest läbi käima, et see muutus hakkaks siis nagu näitama juba positiivseid märke? Ja, et eks see on nagu ikka indiviiditi väga erinev ja vahel ongi tõesti see, et eriti kui klient on selles suhtes väga nagu koostöö valmis ja motiveeritud, et just sellele muutusele, et ma tahan muutuda, ma tahan selle jaoks ise midagi väga ära teha, et siis muidugi võib juba esimesest 2 või isegi sellest 1 seansist olla juba väga suur nii-öelda muutus, et inimene taipab midagi, ta võtab juba mingid esimesed toimetuleku meetodid nagu käsitlusse ja juba tunneb väga suurt leevendust või vahet. Aga see on väga individuaalne, et mõnel inimesel on kergem üldse olla kontaktis oma tunnete, oma mõtetega. Ta mõistab, kus need võivad tulla, ta on juba nagu seal sellist sisekaemust või introspektsiooni tõesti nagu praktiseerinud, aga teine inimene võib olla niimoodi, et ta üldse ei oska isegi oma tunnet on ju sõnastada, et võib-olla siis me peamegi alustama üldse sellest, et kus oma kehas seda tunnet tunned, kuidas sa võiksid seda nimetada ja võib-olla isegi nagu avardada tema jaoks seda tunnet ampluaad, et on palju rohkem tundeid kui rõõmus, kurb, vihane, et vahel on vaja sellist nagu eeltööd teha, et mingite tehnikatega nagu edasi minna. Siinkohal on ka vist tähtis see, Lea, eks, et ka see tugivõrgustik, mis selle konkreetse inimese ümber on kodus, ka see on hästi oluline, eks ole? Ja, tugivõrgustik muidugi on alati väga suur tugi, et on väga suur plusspool, eriti kui inimesel on juba näiteks vaimse tervise või meeleolu häire, et on alati vaimset tervist toetav. Tihti, kui inimesed soovivad näiteks tegeleda mingite tõesti oma sügavamate nagu traumateemadega või mingite lapsepõlve mustritega, et selliste teemadega, mis nagu nii-öelda nagu, mida avades võib inimene olla haavatav või natukene kogeda sellist nagu tagasilangus, et vau, et läksin ja siuke tunne nagu halvemaks läheb, et nüüd tuleb see kõik meelde, need emotsioonid, sest et võib-olla see toimetulekumehanism oli need kõik lihtsalt nagu alla suruda, siis just sellistel hetkedel on see tugivõrgustik nagu hästi oluline, et inimene ei jää selles haavatavas olekus nagu üksi, vaid tal on kellele toetuda, et kes hoiab nagu lisaks psühholoogile nii piltlikult öeldes nagu käest kinni sellel teekonnal, et teeme seda koos, et oleme toeks. See on väga soe ja väga oluline.
See on hästi inimlik ühtviisi, et inimesed nagu kardavad enda tundeid tunda, eriti kui need ongi mingid trauma järel tekkinud ja nad suruvadki neid alla. Aga mis meiega juhtub, kui me surume neid tundeid alla? No eks nad jäävad ju alles, on ju, et nad ei kao kuskile. Et see on nagu huvitav selline, et mis ma võib-olla ise olen nagu tähele pannud, et igal pool elus kehtivad nagu sarnased reeglid või kuidagi nagu tõekspidamised või et mida rohkem ma nagu surun, seda rohkem see teine nagu üritab nagu vastu suruda, on ju, et seda vastupanu osutada, et mida rohkem ma olen, et ära mõtle sellele, nii ei tohi mõelda või ära meenuta seda rohkem nagu see mälestus või need mõtted siis nagu üritavad pinnale tõusta või lõpuks nad saavadki vahel ka sellisteks sundmõteteks või siis kui ma väga tugevalt nagu surun neid alla, nad võivad ka siis tulla lihtsalt selliste nagu mingite kas negatiivsete piltidena või ma ei tea, et kes ka tunneb, et ma ei saa aru, et kõnnin trepist ja kogu aeg selline tunne, et ma nüüd kukun siit alla või et äkki ma kõnnin ja ma ei tea, komistan või et midagi kohutavat juhtub, et see on ikkagi nagu viis, kuidas see tunne kui selline üritab seda väljundit nagu leida, et see on see sisepinge, mis nagu seal alal hoiab neid sümptomeid. Et kas see võibki olla siis nagu juurpõhjus sellele, et kui sa kogu aeg surud neid alla, siis üks hetk ongi sul, ma ei tea, kas ärevus-häired või paanikahood. Muidugi, jaa. Et see nagu sealt kuskilt kohast hakkabki tulema vaikselt. No, et ta on nii kindlasti üks neist põhjustest, mis võib see olla, et ma ei pea kindlasti midagi alla suruma, et kogeda ärevust või paanikat, aga see võib jah kindlasti olla üks nendest variantidest. Sest mida iganes ma surun alla, siis kui ta ei leia nagu seda õiget kohta, kus nii-öelda välja tulla, siis ta tuleb lõpuks välja seal kohas, kus ei ole tegelikult tema koht, on ju. Ja see võib olla see, et ma lihtsalt hakkan näiteks ärrituma väikeste asjade peale või asjade peale, mis alateadlikult kuidagi seostuvad mul selle teemaga või selle sisemise rahulolematuse tundega. Et jah, inimene võib hakata näiteks ärrituma või vihastuma või mis iganes reaktsioon kellelgi on. Keegi võib hakata kergemini nutma erinevates situatsioonides ja mitte mõistmata siis, et ma ei teagi, et tegelikult ei olnud ju midagi nii hull, et miks ma ennast niimoodi tunnen, et miks emotsioon nii tugevalt nagu esile tuleb. No kindlasti on väga palju seda eitamist ka, et ei, ma saan hakkama, mul on hästi ja ei, see ei ole midagi, küll ma teen ära selle. Et see on ka nagu huvitav. Aga kui inimene tõesti ongi, et ta on väga palju alla surunud ja tal ei ole kogemust või teadmist, tavaline Eesti mees võib-olla ei tea nii palju nendest asjadest, võib-olla täna rohkem, aga ei tea, on ju. Et naised võib-olla räägivad rohkem ja see info jõuab paremini nendeni, aga mida sellisel juhul teha, kui sul ongi hästi palju allasurutud tundeid, on sul mingi praktika või viis, millega saaks nagu suhteliselt kiiresti hakata nagu lähemale jõudma nendele tunnetele või kas on mõistlik üldse üksi? No eks sellist võluvõtit, et see one size that fits all ma ei julge nagu kuidagi pakkuda, sest indiviid on ikkagi nii individuaalne. Aga üksinda, muidugi, et päeva lõpuks tegelikult ju psühholoogi eesmärk on ka see, et inimene peale neid seansse oleks selles mõttes nagu justkui iseenda psühholoog, et tal on piisavalt neid toimetulekumehhanisme või seda nagu kohvrit nende abivahenditega, mida kasutada selleks, et ise siis rasketel hetkedel toime tulla või kuidas ennast reguleerida. Et muidugi eneseabiga saab väga palju ära teha. Vahel lihtsalt jääbki just nendest nagu teadmistest või tehnikatest vajaka. Et aga mida selline inimene teha võiks, et muidugi alustada lihtsalt teatud ka küsimusega iseendalt, et miks ma ennast sellisel viisil tunnen, kuidas ma ennast üldse tegelikult tunnen, et kuidas seda tunnet sõnastada ja et ma tunnen ennast näiteks siis ärritunult või solvununa selle pärast, et miks ma üldse niimoodi ennast tunnen, et kus see tuleb, on ju. Et tasapisi võib hakata seda lõngakera sellise nagu sokraatilise küsitlusega nagu avama.
see on huvitav ja teine asi, mis ma tahtsin lihtsalt lisada siia minu meelest, saad mind parandada, kui ma eksin, aga ei ole olemas ühtegi valet emotsiooni. Me tunneme, kõik emotsioonid on okei, ükskõik mida sa tunned, kas see on viha, kurbus, rõõm, absoluutselt, et kõik on nagu okei. Aga kui me räägime sellest, et kuidas üldse aru saada, et mul oleks vaja abi psühholoogi või terapeudi juurde minna või psühhiaatri juurde minna, millal ma nagu aru saan, kus kohas see nagu piir hakkab jooksma, et kuule nüüd oleks vaja? Kohe, kui ma vastan sellele küsimusele, ma ennem kommenteerin seda, mis sa ütlesid, et kõik tunded on lubatud, et see on väga õige, mida sa ütlesid, kõik tunded ongi lubatud, lihtsalt kõik käitumised ei ole lubatud, et meil on alati see mõte, tunne, käitumine seos, kõigepealt mõtlen midagi, siis ma tunnen, aga jah, see viis, kuidas ma nüüd siis käitun selle tunde baasilt on oluline, on ju. Ja kust ma nii-öelda võiksin ära tajuda, et ma vajan abi, taaskord indiviiditi erinev. Esimene võib-olla märk ongi see, et ma ise tunnen, et ma vajan abi, et ma ei tule sellega enam nagu üksi toime. Ja vahel, kui ma ise seda nagu ei taju, siis tasub muidugi ka kuulata inimesi, kes on minu ümber, et kui keegi seda näiteks soovitab või näiteks märkab, et kuule, et ma märkan, et sa viimasel ajal oled, ma ei tea, tõsisem või kurvameelsem või ärritud kiiremini, on ju. Et eks see on see äratundmise koht, on ju, et kust ma tunnen, et olgu, ma saan ise hakkama, ma võtangi mingi enesabiraamatu või lähen sinna spaasse või võtan selle vaba nädala või nädalavahetuse, on ju, ja üritangi ise siis nagu endaga tegeleda, on ju, et aga kus on see piir, kus ma tunnen, et asi nagu ei parane, et ma teen neid enesabivõtteid ja tegelen endaga, aga ikkagi ma ei näe näiteks arengut või et see kurvameelsus säilib, see ärritumine säilib, et tihti tulevadki minu juurde ka inimesed, kes ongi väga teadlikud ja nad ongi väga palju tööd juba ise ära teinud ja nad ongi nii tublid olnud. Ja siis lihtsalt ongi mingi selline teatud samm või koht, kust maalt nad siis ise on, oma teadmistega jõudsin siia ja nüüd oleks vaja lihtsalt seda nagu, et kus see järgmine samm nüüd on või seda natukene teist vaatenurka kogu sellele protsessile, mis ma olen läbinud, on ju. Ja siis tihti see teine vaatenurk ja lähenemine juba aitab uuesti nagu järgnevatele sammudele nagu jõuda. Kas sul on selliseid patsiente ka, kes ei avane, mitte kuidagi pidi ükskõik, kuidas sa üritad, ta ei avane või ta ei julge olla julge? Minu puhul on need kliendid, mitte patsiendid, kuna ma ei ole arst ega kliiniline psühholoog, aga psühholoog on inimene, ehk siis inimene peab ka inimesega sobima. Ja vahel võibki olla see, et sinule ma näiteks mitte ei kunagi sobi. Ennast ei ava, sest sa meenutad mulle täpselt mu isa nagu, et sulle ma mitte midagi küll siin rääkima nagu ei hakka, on ju, või et tulebki mingi selline trigger, kus ma tunnen, et ma ei tunne ennast selle inimesega turvaliselt või lihtsalt, et ei teki seda sidet. Et ei peagi isegi olema see, et sa kindlasti meenutad mulle kedagi või miski ärritab, aga lihtsalt ei teki seda sidet, et ei ole minu inimene. Või võib ka olla valu see, mis põhjustab, et inimene on nii lukustunud. Jah. Võib ka see olla teine muidugi, jah, et inimene tavaliselt, kui ta ikkagi sinna tooli tuleb, siis ta on ju tulnud peamiselt ikkagi siis vabatahtlikult, et mingi see tema soov on seal olemas, on ju. Miks ta juba sinna tulnud on, ehk siis mingi avatus juba on, mille pealt siis seda nagu tööd ehk alustada, et lihtsalt võib-olla toetadagi alguses rohkem ja ongi pehmemalt läheneda, et mitte lennata mingite tehnikatega peale, aga üleüldse vahel seanss algabki sellega, et ongi selline mingi ka small talk või selline natukene nagu lihtsalt väga inimlikud kergemad teemad ja siis tasapisi nii-öelda natukene nagu aina lähemale sellele murekohale või valukohale. Väga põnev ja väga sügavalt mõtlema panev on see kõik, millest sa räägid. Eks inimene oma olemuselt vist on väga müstiline olemus. Me ei taha teps mitte ennast kergesti avada ja kardame ja kahtleme kõiges. Ja see vist tähendab ka seda, et peame alati leidma selle oma inimese, kelle juurde minna, kellega seda oma maailma jagada. Ja kindlasti ei tohiks nende muredega kunagi jääda üksi. Sellega ma olen väga nõus, et murega ei pea jääma üksi. Et kindlasti see tugi vahel
annab rohkemat, kui ma isegi võib-olla oodata nagu oskan. Seda enam, et üks selline terapeutiline nagu efekt, mis nagu nõustamisel üldse ongi see, et minu kannatustel on tunnistaja, et ma võin üksi nii-öelda nagu läbida seda enesetööd, aga ongi see, et noh, et keegi on tunnistajaks kõigile sellele, mis on minuga toimunud või sellele, mis on mu pea sees. Juba see nagu mõjub terapeutiliselt, eriti kui see inimene siis ongi ka veel empaatiline ja ta ei anna hinnanguid sellele, mis on sinuga toimunud, sinu kannatustel on ju, vaid ongi lihtsalt see empaatiline kohalolev tunnistaja sellele. Seal empaatia on kindlasti väga tugev märksõna ja sinus on ka, ma näen seda, no see, isegi kui sa ei oleks seda õppinud, sinus on olemas selline soojus, heatahtlikkus ja mul on tunne, et need samad ülikooli õpilased, kes sinu juures käivad, saavad sama öelda, et sa oled selline soe ja sinuga on lihtne rääkida, et ei teki sellist asja, vähemalt minul nii palju, kui mul on sinuga täna kogemust. Aga väga lihtne, see oli oluline koht, väga lihtne on nagu kui ma olen saanud näiteks 3 või 4 sellist kogemust või 5 võib-olla, käinud erinevad psühholooga läbi ja mul ei ole mitte ühegagi tekkinud kontakti, siis see nagu lahenduse leidmine või proovida selle lahenduse leidmine nagu võib ära kaduda. Ma olen ju proovinud, ma olen neid asju proovinud. Et kuidas siis nagu toimida, kuidas sellest aru saada, sest kindlasti on täna meil ühiskonnas selliseid inimesi. Jaa, see on väga huvitav. Mis sa praegu nagu mainid, et jah, et kui tõesti mõtlen, et nii tubli on see inimene, kellel on isegi olnud lootust ja jaksu 3-4 erinevat proovida, et tavaliselt inimesed võtavad ühe ja siis tihti loobuvad ja sellest on väga kahju. Aga tõesti vahel on ka see, et see teine ja kolmas ka nagu ei sobi, on ju. Et kus on see minu inimene, kes suudaks mind on ju mõista. Ja vahel see võtabki aega, et ma ikkagi ei kaotaks lootust ja ongi see, et kui ma ei leia praegu endale seda just nagu psühholoogi või seda hingehoidjat, et mis on siis seniks, kuni ma selle inimese leian, need muud enesabimeetodid, mida ma saan siis praktiseerida, et kuidas ma saan ennast toetada. Et vähemalt, et kas või siis toetuda oma headele sõpradele või pereliikmetele. Et aga jah, mitte kaotada. Üks asi, millest ma tahaks veel rääkida, on toimetulekumehhanismid. Olgu see siis alkohol, narkootikumid, sotsiaalmeedia või ükskõik, mis tänasel teel seda nagu sa ennast tuimestad. Aga väga paljud inimesed ei saa sellest aru, kas olgu siis keegi alkosõltuvuses, narkosõltuvuses või milleski muus selles sees. Aga väga oluline koht on see, et inimesed võiksid aru saada, et see on nende jaoks ainuke viis võib-olla, kuidas enda emotsioonidega toime tulla. Sest ta ei ole leidnud enda jaoks kas siis psühholoogi, terapeut või kedagi, kes on teema hingehoidja, nii nagu sa ütlesid. Just. Aga ma tahaks veel küsida ühe küsimuse, mis puudutab noori. Kui me räägime noortest, siis kui ma olen ka, täna ei ole vana, aga olen ka noor. Sa oled noor. Aga ma olen olnud ka veel noorem. Jah, just. Ja kui ma olin noorem, siis ma puutusin kokku selliste inimestega või selliste noortega, kelle jaoks oli kuidagi, ja sina saad seda poolt kommenteerida, kes kas siis lõikusite ennast või tegid endale kuidagi mingil viisil haiget. Et kas sa oskad natuke selgitada, kus see tuleb inimesele, et ta soovib ise ennast vigastada, sest mina inimesena, eks mul on ikka igast hulle mõtted on peas, meil kõigil on inimesed, aga kust tuleb see koht, et ma ei ole kunagi mõelnud niimoodi, et ma vigastaks võtaksin noa, et saaks endal veini on ja või nii, ma ühesõnaga, ma ei tea, kuidas see käib, aga et kuidas sellises olukorras, miks see olukord tekib ja kuidas nagu, mida noortele öelda selle kohta? See on väga tundlik teema. Et võib-olla, see ei ole minu spetsialiseerumine, aga ma saan võib-olla natukene sellist nagu üldist võib-olla vaatenurka nagu sellele pakkuda, et miks näiteks keegi seda teeb, et see enesevigastamise põhjused on ju, et muidugi ta ongi üks on ju siis selle tundega toimetuleku mehhanism on ju ja vahel nii-öelda selline nagu see füüsiline aisting, mida inimene sellest protsessis saab, kuidagi siis nagu annab selle rahustava mingit pidi nagu dopamiinilaksu. Et ikkagi nagu see tugev tunne või valu, mis mul on südames, nüüd see füüsiline aisting on nagu sellest veel tugevam, et mu tähelepanu läheb sellele ja kuidagi ikkagi
meeleolu nii-öelda nagu muutub. Eks seal on väga palju, see on väga tõsine teema, et just need tagamad ka on ju, et noh, paljud teevad seda on ju siis enese karistamise eesmärgil on ju, et ka mingi uskumus, et ma väärin karistust, aga ma võib-olla jah, spetsiifilisemalt praegu seda teemat ei kommenteeriks, et see pole see päris minu pärusmaa. Lihtsalt huvitav asi, mida ma ise olen kogenud ja tahtsin sinu käest küsida, kõik on hästi. Aga mis ma tahaksin veel küsida, kui meil on näiteks mingi lähedane inimene, kes vajab abi, kes ongi võib-olla ennast vigastanud või üldse sa näed, et on täiesti nagu depressioonist, et omas seal voodis, tekk üle pea ja ei taha üldse välja tulla, liigutada, on käinud seal. Ja ta ei taha mingit abi. Kuidas siis sellisel juhul käituda? See on väga-väga raske koht, kus olla. Et kui su pereliige eriti näiteks kogeb depressiooni, et see mõjub ka kõikidele teistele pereliikmetele väga-väga tugevalt. Sest muidugi jah, päeva lõpus ongi see, et inimene ju peab ise abi tahtma või olema nõus seda vastu võtma. Ja eriti kui inimesel on depressioon, siis on see üks põhisümptom selline nagu lootusetuse tunne või noh, et milleks see kõik või mis mõte seal on, miks saada isegi nagu seda leevendust või paremaks on ju, et võib-olla ongi juba täielik loobumine elu kui sellise osas on ju toimunud. Mida kõrval olev inimene saab teha, on kinnitada seda, et ma olen su jaoks olemas. Et isegi ka siis, kui sul on raske või et kui sul on paha ka pikemalt nüüd kui paar kuud on ju, et ma olen su jaoks olemas ja et ikkagi suunata, ikkagi toetada seda, et otsida abi. Aga jah, see võib olla väga keeruline toime tulla enda sees selle ebamäärasustundega, et ma ei tea, mis saab, aga mis siis, kui ta ei võtagi abi vastu või et nagu, et kuidas nii-öelda seda nagu aega ära kannatada või sel hetkel ise nende tunnetega toime tulla, mis mu enda sees nii-öelda siis esile kerkivad selles protsessis on ju. Et väga oluline on aitaja jaoks, eriti kui see on tol hetkel näiteks pereliige on ju, see ka iseenda piiride seadmine, et kus on näiteks võib-olla see koht, kus ma tunnen, et ma olengi juba täiesti ennast ohverdav või et see mõjutab mind juba nii tugevat minu vaimset tervist on ju, et kust seada neid tervislikke piire on ju, et ma olen olemas, suunan inimest, toetan, et igat pidi, et ma ise ei võtaks seda psühholoogi rolli on ju, aga et kuidas suunata teda selle abini on ju. Aga vahel jah, see on väga keeruline lõppida, et mõni inimene ei soovigi abi on ju. Ja eks on ka neid inimesi, kes ongi nii-öelda eraldunud või 10 aastaid kusagil omaette elavad ja toimetavad omal viisil on ju. Aga väga palju räägitakse ühiskonnas ka kaassõltuvusest. Mis asi see on? See on ka teema, mis ei ole päris minu pärusmaa. Okay. Et kindlasti on keegi, kes oskab seda paremini seletada kui mina. Okay. Aga ma läheks ka suhete koha peale. Miks meil täna on nii raske üldse lähedasi suhteid luua ja neid hoida? Jah, et eks see on küsimus, et mis lähedane suhe kui selline on ja et tänapäeval, et millal on meil olnud lähedased suhted on ju või et mis see indikaator nagu on, aga võib-olla kui sa vihjad nagu sellele, et lähedasi selles suhtes, et kuidagi kas siis nagu pikaaegseid või kuidagi nagu sügavaid. Ma mõtlengi just seda, et sügavamaid ja just pikaaegsemaid, sellepärast, et väga tihti kuidagi miski ei sobi kohvrid ukse taha. Et selles mõttes kuidagi siuke jah. Jah, vaata, meil on see valikute küllus nagu, et varasemalt võib-olla meil ei olnud nii palju valikuid või et olid nii palju nagu tugevamad kuidagi raamid, et täna siin ja praegu ma näiteks tean, et ma ei tea isegi, kui ma nüüd jätan oma pikaaegse partneri maha või ma isegi lahutan abieluga koos lastega, et mind ei panda kuskile häbiposti või ei loobita kividega või midagi veel ekstreemsemat on ju, et mul on see valik on ju ja et ka selline majanduslik sõltumatus on palju rohkem teemaks, et inimestel ongi rohkem valikuid mingis mõttes, aga eks natukene on see, et see on nagu läinud sinna nagu teise äärmusesse on ju, et
et kuidas hoiduda sellest, et ongi, et aga äkki on midagi veel paremat, et valikuid on ju nii palju, miks nagu jääda siia, kui mul on siin ebamugav, et tihti on pigem see, et eemald on ju selle asemel, et ka selles ebamugavas olukorras jääda nagu paikseks, et jääda püsima. Et vaadatagi, et aga olgu, et aga miks see olukord aset leiab, on ju, et kuidas ma saan sellest nagu läbi minna või selle lahendada. Üks mõte, mis veel tuli, oli see, et kas see nagu tänapäevad tempo, et meil kogu aeg on vajadus selle uue dopamiini järgi nagu, et uus ja huvitav ja oi, aga tema kogeb seda või nemad oma partneriga teevad teist, on ju, et väga palju on ka see, et noh, ma ei tea, et ei ole enam huvitav, me peame midagi kogu aeg kindlasti tegema või ka oma suhtega väga palju alati vaeva nägema, sest muidu on ju midagi nagu valesti, et me ikkagi ei käi kogu aeg kohtingutel või ei võta seda omaette olemise aeg, on ju, aga et noh, vahel on ka sellised mingid loomulikud nagu protsessid või etapid, et alati ju ei saagi kogu aeg kõik olla, on ju see 5+ on ju, et see kõigem, et on täiesti loomulikud sellised ka etapid, kus võib-olla ongi natukene rahulikum või et ja siis taas noh, saab seda alati taas elustada, on ju. Et aga eks aktsepteerida ka seda, et kui kõik ei ole ideaalne, siis see ei tähenda, et suhe on kohe halb või et ta ei ole nagu sügav, on ju. Et tihti see sügavus, kui noh, nii-öelda öelda, siis ta vajabki nagu ka aega, et olla koos ja kogeda neid tundeid, mis on ka nagu keerulised või raskemad, on ju, et see ei ole ainult, et need head kogemused või need õnnemomendid on need, mis muudavad seda suhet sügavamaks või paremaks, vaid tihti on ka see, et kuidas me need raskused koos nagu ületame, et see koos kasvamine, et vau, me tegime selle koos läbi, et ma olengi noh, sinuga nagu nii palju intiimsem, kui ma olen kellegi teisega, sest noh, sinuga koos ma tegin seda läbi, vaata ainult sina suudad seda mõista, et meil on see ühiskogemus, on ju. Et see on huvitav, mida sa just ütlesid, sest mulle tundub, ma ei tea, kas see on nii, aga mulle tundub, et kui inimestel on mingid sellised väga ühised kogemused, mingid raskused, mis nad on koos läbi teinud, siis see kuidagi liidab neid kokku. Miskit seal on sellist, et sa näed, et need inimesed on kuidagi hoopis teisel tasandil suhtlevad kui mingi uue inimesega. Nad suudavad ju teineteisega samastuda, et noh, et mõtle, et noh, mis tunne on see rääkida kellegiga, ma ei tea, noh, mis iganes teemast, kui sa tead, et see inimene ei ole seda on ju kogenud. Muidugi me ei peagi kõike läbi kogema, on ju, ja me saame kaasa tunda ja olla empaatilised ka ilma ise kõiki neid psüühikahäireid omamata, on ju. Aga jah, noh, et ta annab sellise mingi teistsuguse liidetud tunde, et meil on ikkagi jah, see sama kogemus on ju, et me oleme need nii-öelda saatuse kaaslased on ju, et me oleme midagi koos läbi teinud, et see on miski, mis meid ühendab, on ju. Okay. Mis sa, Lea, arvad, kas suhete poole pealt mehe ja naise vahelisest suhetest rääkides, kas ohvri rolli võtame me liiga kergesti? Me siis, kas sa mõtled praegu naisi või? Naisi mõtlen, jah. Tea, ma ütlen täiesti ausalt, ma olen väga meeldivalt üllatunud, et minu juurde satub ka väga palju meesterahvaid, et ikkagist on praegu ülekaalus naisterahvad, aga ka meesterahvaid satub aina rohkem ja rohkem. Ja eks ma olen seda ohvri rolli ka meeste seas tähele pannud, et see on nagu, et ma kindlasti ei saa üldistada, et naistel on seda ohvri rolli nagu rohkem, et noh, mul ei ole lihtsalt sellist nagu kuidagi nagu tõendit nagu pakkuda. Sellist kogemust. Jah, aga et noh, see kolmnurk paratamatult on ju et kui on agressor, siis on ka see ohver ja tihti siis noh, seal kolmnurgas on veel ka see päästja on ju, kes siis seda ohvrit agressori käest nagu päästa üritab või seda olukorda on ju. Et aga kes see ohver on, et eks see on jah, erinev. Et selles rollis võib kindlasti olla nii mees kui ka naine, et Aga kuidas mõjutab üldse need lapsepõlve traumad neid, kuidas me üldse täiskasvanuna suhteid loome? No kindlasti mõjutab, ma olen ise väga seda usku, et paratamatult see meie elu vundament, see nagu blueprint on ju, et see kondikava, see kõige esimene kogemus on tihti see, mis jääb nagu talletub kõige sügavamale, et see esmasusefekt, et see, mida ma alateadlikult ka mäletan, et kuidas teatud olukorras reageerida on ju, et võib-olla noh,
ma olen ise esimest korda elus paari suhtes, ma ei olegi mingit sellist kogemust varem kogenud, et oleks mingi konflikt või tüli ja siis järsult mingi hetk ma avastan, et issand, ma olen täpselt nagu mu vanemad, et ma nüüd nagu täpselt samamoodi kas ärritusin või eemaldusin või puhkasin nutma, et see reaktsioon tuleb mingi see esmane, mis ma nagu mäletan, et see on uudne olukord, kuidas sellises olukorras käituda, kohe aktiveerub nii-öelda selline nagu see vundament, see esmakogemus on ju. Et paratamatult ja meie lapsepõlv ikkagi kujundab meid, ehitab üles, kõik saab alguse kõige algusest sellest turvalisest või ebaturvalisest siis kiindumussuhtest ja eks need mustrid mõjutavad. Mida me, Lea, saaks täna teha ühiskonnas ära, et peale tulev põlvkond ei oleks nii depressiivne, et ei oleks nii palju erinevaid haiguseid, mis on just psühholoogilise poolega, hingemaailmaga seotud, et mis annaks ära teha, kui sina täna psühholoogina vaatad seda üldpilti? Mis pakuks sina välja täna ühiskonnas, et millega võiks me lagedale tulla? Et vaimne tervis nii-öelda paraneks on ju. Ma ütlen kohe selle ära, et minu meelest on väga huvitav see, et kui ma vaatan nagu olukordi natukene nagu kõrgemalt või seda suurt plaani, siis isegi kui me leiame mingi lahenduse sellele praegusele murele, siis loodus nagu tühja kohta ei salli. Alati tuleb mingi uus mure on ju, tuleb peale. Et kui me saime jagu või leidsime lahenduse, ma ei tea, mis suhteprobleemidele, siis järsult tulid need ekraanid on ju ja nii edasi. Et see vaimne tervis on midagi, millega tuleb alati tegeleda täpselt samamoodi, nagu me tegeleme oma füüsilise tervisega. Me peame teda alati hoidma, me peame seda alati toetama. Need toetus- ja toimetuleku mehhanismid, nii nagu ka meditsiinis ajaga arenevad, on ju, ja nad muutuvad. Neid tehnikaid, millega võib-olla nii-öelda nagu tõesti nagu ravida või nagu minna sügavamale, nad võivad ajas muutuda, aga üks asi, mis on väga oluline, mida ei tohi kunagi ära unustada, on ikkagi nagu see vundament või see vaimse tervise, need vitamiinid, see ABC, et ma ei saa nagu ka mingit teraapiat või tehnikat vahel isegi praktiseerida, kui ma näiteks jätan selle baas enesehoole ära, näiteks, et ma ei toitu korralikult või ma ei maga või ma ei suhtle teiste inimestega, et ma selle vaimse tervise, selle ABC nagu pean alati hoidma alles. Aga et mis teraapia või toimetuleku meetod, see alati võib muutuda. Aga eks see võib olla, kui siuke nagu ühe siukse võtmesõna nagu lööklausena võtaks, siis kuidagi ikkagi see nagu ühenduse leidmine, on see siis teiste inimestega, on see paljude jaoks ka loodusega, et kõik inimesed tahavad olla ühenduses, nad igatsevad kontakti teiste inimestega. Muidu loodus oleks meile andnud üksilduse tunnet. Et me oleme ikkagi määratletud otsima kontakti teiste inimestega, et hoida seda ühendust ja pakkuda seda teine teisele. See on alati oluline. See on väga huvitav, mida sa just välja tõid, et loodus on andnud meile tunde, üksildustunde ja see ei ole nagu niisama. Just. Aga ma küsisin sellise huvitava küsimuse. Aga mis saaks siis, kui meil ei oleks üldse emotsioone? Võtta repust. Ma ei tea, ma ei kujuta ette. Ma olen ju emotsionaalne inimene, et mis siis oleks, kui ei oleks emotsioone. Et eks siis olekski selline nagu robotid ikka ilma emotsioonitult on ju, et see annad käsu ja siis ta viib selle täide on ju, et kirjutad mingid algoritmid ja funktsioneerime on ju, et eks tunded ju rikastavadki elu, et nad annavad seda emotsionaalsust. Ja see oli hea küsimus, aga mina haaraks siit, et küsiks ühe huvitava küsimuse sinu käest, et valu, raskused ja läbielamised, mis sa arvad, Lea, kas võib nii öelda, et need on ka hinge vaimne kasvamine? Võt see on ju inimese filosoofid väga erinev. Kui sina nimetad seda nii, et just hinge
arenemine, siis noh, võib seda niimoodi nimetada, et nagu hinge või siis inimese üldse tema nii-öelda arenguks muidugi valu, trauma, kogemused, kõik ka see negatiivne pool, et muidugi ta on ikkagi kogemus, millest ma õpin, millest iga kogemus viib mind iseendale lähemale, et vahel need keerulised juhtumid isegi õpetavad mulle enda kohta palju rohkem kui mingid meeldivad sündmused. Et muidugi ta viib lähemale iseendale ja oma olemusele. Kas sul on vahel neid inimesi ka, kes istuvad su toolis ja sul on nagu küsimus, miks ta siin on, et ta tegelikult ju saab kõigest aru? Ei, mul seda tunnet ei ole tulnud, sest ma usungi väga siiralt seda, et psühholoogi juurde ei pea minema siis, kui midagi on kindlasti viga. Vaid ongi ka see enesearengu eesmärgil ja või see, et ma lihtsalt tahan kellega neid mõtteid põrgutada, kes aitab mul hoida seda fookust, et ma saaksin ise endas minna praegu sügavamale, sest et kui ma sõbraga räägin tund aega ainult endast, see on väga keeruline, on ju, et ikka tuleb vahele see, et okei, aga mul oli ka see, on ju, ja tead, mis minu emal veel oli või temal veel oli, et ikkagi see seanss või nagu seal toolis istumine, ta loob selle keskkonna, selle ruumi, selle võimaluse, et kus tavaliselt muidu ma läheksin sügavamale, siis korraks tähelepanu hajub, siis ikkagi ma lähen nüüd veel sügavamale ja veel sügavamale, et see fookus on kogu aeg ainult minul ja minu protsessil. Et siin ei ole seda nagu põrkumist mina, sina või teised, vaid noh, et kogu aeg aina rohkem. Et ka see koht, kus siis alateadlikult võib-olla ise siis tahaks võtta pausi või noh, et see on teema, kuhu ma nagu ei oska edasi minna või ei soovi, siis ikkagi keegi hoiab, et noh, lähme nüüd koos, on ju. Et ta juba annab lihtsalt selle nagu tõelise võimaluse midagi enda kohta veel enamat taibata, on ju. Et paratamatult, kui teine inimene istub mu vastast, siis aktiveeruvad peegelneuronid, et ma alateadlikult kohe mõtlen, et kuidas tema mind inimesena praegu näeb või et just sina sellises vanuses, sellise taustaga, kuidas ma sulle tundun, on ju, kuidas sina seda infot praegu vastu võtad ja tänu sellele ma juba vaatan olukorda sellise nurgalt, kus ma mitte kunagi pole seda varem vaadanud. Et see juba annab selle võimaluse taibata ja märgata midagi uut, noh, omaenda nagu ka käitumises. Praegu ütlesid, ma tahtsin sulle just vastata, ma mõttes juba vastasin, kuidas ma sind näen. Ägeda, noore, targa naisena, kelle juurde ma soovitan kohe kindlasti minna, sest sa paned hinge sulama ja paned tunded tahtma sulle rääkida just seda, mida sellel hetkel vaja jagada oleks. Et su sõnadel on tõde ja vägi, et tõesti vaja on endast tajuda. Vahel on vaja lihtsalt asjadega lihtsalt minna rääkida. Ja sa saad endale selle hinge pildi selgeks endast õiget pidi aru ja sina, Lea, oled selline, kes annab selle hea usaldava turvatunde. See nii on, Gert? No olen nõus. Aitäh sulle nende ilusate sõnade eest. Aga ma tahaks korra rääkida sellest, et väga paljud inimesed ei saagi aru, kes nad on ja eks neid identiteedikriise on nagunii ajas ka. Aga kui me räägime üleüldse nagu piiride seadmisest, et kuidas neid teha nüüd niimoodi, et sa ei tunneks süüd selles, et sa selle piiri sead või et need oleks seatud selliselt, et see oleks kuidagi kahjustav teisi. Ja piirid, tervislikud piirid, nad tavaliselt ei olegi teisi kahjustavad, sest see minu piir ongi see, et kust maalt algan nagu mina, on ju, ja lõpeb kuidagi see ühisosa, on ju, et kus maal on see minu piir, kust maalt ma tunnen, et mina juba saab kahjustatud, et see tervisliku piiri seadmine. Ma praegu ei saanud täpselt aru, et kuidas sa täpselt soovisid seda identiteedi küsimusega seostada. See ei ole isegi praegu niivõrd oluline, aga just see sama küsimus ja ma mõtlen just nagu täiesti lihtlabane näide, mees karjub naise peale. Ja seal on nagu see küsimus, et väga paljud naised lihtsalt neelavad selle alla või nagu lasevad selle asjal justkui minna või korraks siis hargnevad. Aga on ka naisi, kes ütlevad, et minuga niimoodi ei räägita. Ma ei ole harjunud sellise käitumisega. Ja mul ei sobi selline asi. Aga neid on väga vähe, kes niimoodi julgevad öelda. Ja, eks see nõuab palju julgust tihti inimeselt, et osadel inimestel on piiride seadmine väga hirmutav.
et nad võivad täiesti väriseda nagu kõige tavalisemat piiri seades, et näiteks öeldes, et ma ei soovi või minuga nii ei käituta või palun räägi vaiksemalt, on ju. Et kui see tuleb väga tihti jah, noh, ongi ka minu üleskasvatusest, minu enda mustritest, on ju, et kui mul on ikkagi õpetatud seda, et ma ei tea, minu piirid ei ole olulised või need ei ole austatud või et noh, et sina pane oma nii-öelda tunded või vajadused tahaplaanile, siis tihti ma omistangi endale sellele, et aga kes olen mina, et midagi näiteks öelda või et et ma peangi ära taluma või mis iganes need uskumused meie sees nagu iseenda kohta on, miks seda piiri on keeruline seada. Aga muidugi see nagu näide, mis sa välja tõid, on ju, et vägivald ei ole kunagi õigustatud, on ju. Et see on jälle see koht, kus ma võin isegi mõista kellegi käitumist, miks ta niimoodi teeb, et ta ongi ma ei tea, ise ka ülekoormatud, tema just trigerdas see käitumine praegu seda valukohta, on ju, et ma tõesti võin isegi mõista ja see teine inimene vajab täpselt sama palju abi kui see, kes kannatab, on ju, et kuidas sealt mustrist on ja välja tulla, aga jah, see mõistmine ei õigusta teise inimese käitumist, et selle piiri seadmine on väga oluline, sest et paratamatult on jah see, et kui me ei sea neid piire, siis ma annangi ju inimesele sõnumi, et see on okei, mida sa teed, et sa võid seda käitumist praegu praktiseerida ja ka korrata, on ju. Et vahel, kui keegi mõtleb, et vahet pole, et mina olen nagu nii paksu nahaga, ma talun ära või et et mul läheb ühest kõrvast sisse, teisest välja, aga näiteks lapsed näevad pealt seda, on ju. Ehk siis nemad õpivad seda, et see on okei, et teiste peale võibki karjuda, et teised peavad alati seda ühest kõrvast sisse, teisest välja tegema, on ju. Ehk siis, kui mina ei sea seda ranget nagu või kindlat piiri, siis ma annan märku, et sa võid seda teha nii mulle kui ka teistele. Ehk siis vahel see on see osa, mis võib nagu julgustada ka seda inimest, kellel on keeruline neid piire seada, et olgu, et sa endale lased teha, aga kas sa nagu temale näiteks laseksid, kui tema oleks sellises olukorras, on ju, kas astuksid ta kaitseks välja, mida sa ütleksid, et miks sa siis seda iseendale ei paku, on ju, et kuidas sina oled nagu, miks sina oled vähem väärtuslikum või vähem olulisem, on ju. Jah. Ja, need piirid on väga olulised, aga kui me räägime suhetest veel, siis ma ei tea, kui palju sinu juurde jõuab inimesi, kes tulebki oma paarisuhete küsimuste ja probleemidega, aga kuna üldse aru saada, et kas sellest suhtest, kui meil ongi väga palju tülisid on ja konflikte, et kas sellest suhtest on üldse võimalik veel midagi teha või mitte, et kuna ma sellest aru saan? Jaa, seda situatsiooni ma ütleks, et just hiljuti on tegelikult tulnud mulle päris palju töölauale, kus inimesed jõuavadki sellisesse kohta, et kuule, et aga et me oleme nagu kõike proovinud ja nagu aga me ei ole veel valmis nagu minna laskma ka, aga nagu mitte miski ei tööta, on ju. Et eks see on jah selline jällegi nagu igaüks peab selle koha nagu enda suhte jaoks ära tajuma, on ju, et nii palju erinevaid faktoreid on seal suhtes ka lapsed või on see ainult see paarisuhe, on ju, et kust on see koht, kus siis ma tunnen, et ainus viis praegu ongi ikkagi see, et selleks, et me saaksime võib-olla ka hiljem nagu ikkagi taas ühineda, me peame korraks näiteks ikkagi eralduma või korraks tegema selle nagu pausi ja vahel see võib ka olla selles, et inimesed ei koli kindlasti eraldi elama, aga nad nagu emotsionaalselt võtavad mingi sellise perioodi, kus nad otsustavadki, et ma ei reageeri näiteks praegu järgmised paar nädalat ühelegi, ma ei tea, mis iganes ütlusele või kommentaarile või et on võimalus ikkagi nii-öelda seal suhte sees ka keerulistes etappides veel seda lootust leida, aga eks see on alati indiviidi küsimus, kui kaua ta on valmis kannatama, et vahel ma inimesele ütlengi, et olgu, et jah, sa võid sinna suhtesse edasi jääda, aga lihtsalt need on need nagu tingimused, millega sa pead arvestama, et see ei pruugi ka paari kuuga laheneda, on ju, et
noh, et kui kaua sa seda näiteks talud, et kui ma ei tea, ma pole valmis loobuma selles suhtes, aga noh, mu ma ei tea, partner ikkagi nagu aeg-ajalt ikkagi tõstab häält mu peale, nagu sa näiteks välja tõid, on ju. Et kus ongi siis see maa, kus sa mõistad, et ma praegu valin jääda, aga näiteks, et see võibki olla pikas perspektiivis ikkagi minu vaimset tervist väga kahjustav, et tasapisi korjub see ikkagi valu või selline noh, välja ütlemata nii-öelda siis nagu kas solvumine või pettumine, et kuniks siis inimesed jõuavad tihti kohta, kus nad tunnevad, et noh, nüüd on nagu selge, et ma kas suudan ja me muudame koos nüüd midagi või ikkagi siis valimegi on ju erinevad teed. Aga kui me mõtlen korra seda, et mis need põhjused võivad olla, ma saan aru, üks asi on võib-olla mõned kardavad, et raha, et ei saa üksi hakkama, on ju. Teine asi on harjumus elada koos. Ma mõtlen lihtsalt seda, et kui seal nagu enam armastust ei ole, et nagu miks siis? Mina tahan öelda seda ja sekka, et ma arvan, et see on väga suures osas ka sõltuvussuhted, kõigest sõltuvussuhted. Ja see on see mugavustsoon, kus me harjume ära selle eluga ja me ei julge enam teisiti, sest me ei tea, kas see teisiti hakkab toimima. Just. Võib nii olla. Ja see on kindlasti üks väga levinud põhjuseid, et ja vahel on see, et võib-olla noh, on keeruline ka öelda, et mis täpselt see armastus on ju, et kas see on see armumise tunne, et peavad olema need liplikad kõhus on ju, või et noh, et milles see armastus on ju nagu seal suhtes nende kahe inimese jaoks, kuidas ta väljendub on ju, aga see on väga levinud põhjus, et kui näiteks keegi tahab lahku minna või noh, peaks minema lahku ja näiteks mina näen ka, et see olukord tõesti praegu kahjustab nii sind kui ka näiteks sinu laste vaimset tervist on ju, et see suhe on vägivaldne, ei ole jätkusuutlik, siis väga tihti tuleb see, et aga meil on koos see ühine maja, mida me siis teeme või noh, ongi see pangalaen või noh, mul ei ole juhilube ja nii on ikkagi ju nii palju mugavam on ju, et siis mul on ju ka raske on ju ja siis ongi see, et noh, et vahel on tõesti elus see, et ei olegi seda head lahendust kohe võtta on ju, et ongi see, et noh, on üks mõrupill ja teine natuke vähem mõrudam, aga vähemalt seal on see nii-öelda lootus paistmas tunneli lõpus on ju, et seal see areng ja on nagu võimalik. Et aga jah, kõik, mis on tuttav, on ju alati turvaline on ju, ma olen niimoodi harjunud, on ka mugav on ju, et jah, need on tihti põhjus. Suheldes siin erinevate naistega, siis minu kõrvu on jõudnud selline jutt, et täna on Eestis mehi, kes elavad oma paari suhtes koos oma kaaslasega ja nad istuvad diivani peal, nad ise nagu väga ei panusta selles osas sinna suhtesse, et lähme teeme midagi koos, on ju, ma ei tea, kas lähme koos kuskile reisile või lähme kuskile väljasõidu, teeme midagi koos, vaid ollakse lihtsalt nagu diivani peal nagu ja mugavalt ja kuidagi lihtsalt ollakse. Ja see naine peab kogu aeg organiseerima midagi. Ta peab selle eest ise nagu vastutama. See vägede juhataja. Mis võiks olla tegelikult mehe roll, on ju. Aga mis sa arvad, miks see on? Miks need mehed nagu jäävad sellisesse kohta, et nad nagu ei panusta või jäävadki nagu lihtsalt istuma sinna suhtesse? Ma ei oska seda selles osas öelda, et miks see kindlasti just niimoodi on. Ma küsiksin seda kindlasti selle mehe käest, et tema kindlasti oskab ise seda paremini vastata, et kas midagi on puudu või noh, kõik ju niimoodi sobibki, et väga tihti see ongi see, et üks pool võib olla, et noh, et minu armastuse keel on see, et me teeme seda teist ja kolmandat, aga minu armastuse keel on see, et ma ei tea, noh, et lihtsalt see koos olemise aeg või noh, et siin niimoodi diivanil olles ja kodus, no see ongi ju see ideaal, kuhu ma tahtsin jõuda, on ju, et kõik on turvaline, kõik on hästi, et milles mure on ju, aga et eks see väga levinud probleem tihti on see, et eriti kui on lapsed, siis emadele tuleb selline nagu lisa ikkagi kuidagi emotsionaalne koorem ja siis tihti on need lahutused sellised, et mehed olid, et kõik oli ju nagu hästi, kõik oli ju ideaalne ja siis naisterahvas oli see, kes algatas võib-olla selle nagu lahusoleku, et tema jaoks oli liiga palju või et ta tundis, et liiga palju koormat on võib-olla nagu tema õlul. Et eks siin on kõiksugu müstikat on ju mängus, et miks selline dünaamika suhtes nagu aset leiab, et oluline on seda suhtedünaamikat uurida ja eks nagu ikka see võti igas suhtes on see avatud suhtlus. Minu ootused
ka see eneseteadlikkus, et ma oskan ka teisele selgitada, et noh, et miks ma näiteks selliseid valikuid teen või mida see minu jaoks tähendab, on ju, et kuidas nii-öelda siis tulla mõlemad teineteisele vastu ja leida see ühisosa või see kuldne kesktee, on ju, et Aga mida sa soovitaksid nendele naistele, kes on sellises situatsioonis, et nende mees väga ei kuula, mees teeb tööd kogu aeg, teeb erinevaid asju, aga ta ei kuula oma naist. Et see on väga levinud probleem, et naine võib-olla tahaks rääkida päeva lõpus või oma muresid ja asju, aga mees ei kuula. Et mida sa soovitaksid just nendele meestele? Meestele? Jah. Kuulada ära ikka. Et paratamatult on see, et seda peavad tegema mõlemad osapooled, aga siin on jälle see koht, kus ma ei läheneks nagu nii mustvalgelt, vaid ma vaataksingi ja küsiksin selle mehe käest, et mis oli sinu see, mis nagu võib-olla siis pani sind vältima, et vahel on see, et ma ei tea, naine räägib oma muresid ja mees on nii lahendustele orienteerutud ja ta tunneb, mul ei ole enam lahendusi edasi välja pakkuda, tähendab, et ma ei tule oma rolliga praegu toime, ehk siis see tähendab, et ma ei ole nüüd piisavalt hea tugi või mees ja siis ma parem nagu näiteks eemaldun sellest situatsioonist, on ju. Et võib-olla siis suunata pigem seda meest mõistma, et miks ta näiteks ei soovi teist ära kuulata või et miks on tema jaoks ebamugav või raske. Ma olen kogenud sellist ühte paarisuhte konflikti või näinud kõrvalt, kuidas siis üks noor paar siis tülitsevad selles osas, et meesterahvas tahtis rääkida, kuidas tal tööl läks ja kuidas ta töölugu juhtus tänasel päeval, aga naine ütles selle peale, et miks sa mulle räägid sellest, ma ei taha seda kuulata. Et see on ka nagu see küsimus, et millise kaaslasega ma elan, on ju, kuidas see suhe on, aga need on suht rasked asjad, kui see oma kaaslane ütleb sulle midagi sellist. Muidugi, ja. Et ma arvan, et see on nii inimlik, et me keegi ei soovi olla tõrjutud ja ka see, et eriti kui see juba on keeruline näiteks oma südant avada või et äkki tihti meesterahvas, mehed on muidugi väga erinevad, me ikkagi nagu väga stereotüüpselt ei läheneks, aga et see võib ju olla tõesti see, et näiteks töö juures ma ei saagi kellegiga rääkida ja ma sulle praegu jagangi seda muret, sest et sa oled üks inimene, kellega ma tunnen turvaliselt ja kellele ma siis julgen seda nagu rääkida, et sõpradele, et siis ma olen võib-olla liiga nagu pehmo või et või psühholoogi juurde ei lähe, on ju, et ma pole ju hull, et siis sina oledki näiteks kaastundlik partner, kellele ma saan on ju jagada, aga eks see on alati selline kahe otsaga asi ja elus ei olegi alati kergeid või nii-öelda nagu ideaalseid lihtsaid situatsioone, et muidugi on see koht, et kui ma soovin midagi jagada, ma pean arvestama ka teise inimese valmisolekuga, on ju. Kas ta on võimeline praegu seda infot vastu võtma, et vahel tõesti kahjuks ongi see, et ma võingi teha endale rohkem katki, ennast rohkem katki või endale rohkem haiget ka sellega, kui ma näiteks koputan selle ukse taga, mis on juba kinni, on ju, või et kes ei soovigi, on ju, praegu või tal ei ole lihtsalt seda ressurssi, et praegu seda infot on ju vastu võtta. Ja see on tegelikult ka väga okei koht, kus olla, et siis selle, mis ma siin olukorras võib-olla muudaksin või soovitaksin, olekski see, et mitte, et miks sa mulle seda räägid, et kuidas sa seda ütlesidki, et ma ei taha seda praegu kuulata, on ju, vaid võib-olla siis tooksingi välja, et miks ma ei taha või et tead, ma olen praegu ise näiteks nii emotsionaalselt läbi tänasest päevast, ma ei suuda samastuda ja seda on praegu minu jaoks liiga palju, et kas sobib, et me räägime sellest hiljem. Et ongi, et siis, kui ma tunnen, et mul on näiteks seda energiat, seda tuge on ju pakkuda. See on üliilus asi, mida sa ütlesid, aga inimesed peaksid selle integreeruma endasse, sest väga palju seda sellisel viisil ei räägita. Just. Mina küsiks sinu käest, Lea, et rääkides noortest ja noorte suhetest, on sinu juures noored ka oma suhteprobleemidega käinud? Ikka on, ikka. Kas me erineme selles mõttes küpsemad ja vanemad ja noorematest või meil on suht sarnased küsimused ja sarnased murekohad? Sest me tuleme perekondadest, kus on ju mustrid, samad mustrid ja vanemad, emad, isad.
jah, ma arvan, et väga palju on sarnast, erinevused ongi siis, et kui paari suhtes saab, on ju peresuhed, kui seal on väiksed lapsed, siis on kindlasti juba erinevused lihtsalt nendes mureküsimustes kui sellistes. Aga et ma leian, et palju on sarnast, võib-olla sellisel nooremal generatsioonil, mis eristub, on taaskord võib-olla lihtsalt see nagu valikute ja võimaluste küllus, et seda on kindlasti võib-olla, et see ampluaa on nagu veel laiem, et eks neid piire praegu ikka kogu aeg nagu nihutatakse, et mis see paarisuhe või suhe üldse kui selline on ja millises vormis paarisuhteid võib, on ju, aset leida, et eks selle kõigega peab nii-öelda nagu sammu pidama ja et see on võib-olla see peamine erinevus kui selline. Kui võtta nüüd seda, et psühholoogi juurde jõuab ikkagi inimene siis, kui ta on juba mingisuguses etapis, kus ta vajab abi, eks. Ja kui vaadata suhte teemade küljest, siis noorte puhul see on ju meie kui vanemate tagajärg, kui nende suhted on jõudnud teatud mõttes punkti, kus nad peaaegu et peegeldavad meie enda elumustrit, eks. Et kas see on koht, kus tegelikult peaks ühiskonnas me mõtlema hakkama, mida me saame noortele anda, rääkida, seletada, õpetada juba maast madalast, et hakkaks tekkima niisugune õige arusaame vorm, sest tänane ühiskond ju soosib seda, et maailm on nii kirev, kõik on nagu Paavulinnu saba, ühelt poolt võtad, teiselt poolt jätad, ühtpidi tegelikult vaadates võib põnev olla, aga teistpidi on see väga kurb, sest see näitab, et ega meie suhteelu ei saa ju siin ühiskonnas kuidagi paremaks muutuda, kui me küllastame seda kõike niisuguse ebastabiilse eluga. Mis sinu kui psühholoogi nägemus oleks? Mida peaks, kust alates peaks noortele seda suhteväärtust ja kust üldse saaks seda süstida sisse, seda positiivset poolt ja õiget elupilti või suhtevormi näitama, sest igaüks teeb omad valikud, aga praegune ühiskond on ju väga laialivalguv sellel teemal konkreetselt. Ja, et võib-olla see jäi alguses su jutust nagu kõlama, et kui sa ütlesid, et kui ma näen seda noort ja et see on võib-olla nagu minu valikute või eeskuju nagu tagajärg, et mingi osa on muidugi, mis nii-öelda on see muster, mis kandub edasi, aga seal alati on ikkagi ka see inimene kui indiviid ise on ju tema temperament, mis võib olla täiesti erinev kui tema vanemate oma on ju ühe pere samad lapsed on ju, võivad täpselt sama situatsiooni kogeda täiesti erinevalt, et see võtmekoht on alati see, et mis tähenduse ma mingile olukorrale või sündmusele annan on ju. Ja mis me saame noorte jaoks teha või kuidas neid toetada, ongi see, et me nagu selgitaksime neile, et miks see olukord näiteks niimoodi toimus, sest et tihti nagu me kõik, absoluutselt iga inimene, iga partner, iga vanem teeb vigu suhtes ja lapsed on seal juures, et kui nad ei ole just kuskil lasteaias või koolis, aga tihti nad on ikkagi kõrval ja nad näevadki neid ja õpivadki meie pealt, nad mudeldavad meid, et see on see kõik esmane õppimine, et teen järgi. Et ma õpingi ka seda, et kuidas konflikte näiteks lahendada on ju selle pealt, mis ma nägin. Ja juhul, kui seal ongi need kohad, kus on jäänud vajaka, siis on oluline, et ma näiteks selgitaksingi sellele noorele, tead, et mäletad, et see olukord või see või teine või kui noor ise tuleb, et tead, sa oled mind nii ära traumatiseerinud, et te tegite ema-isaga kunagi seda, kuidas te minu peale ei mõelnud, on ju, et aitab selgitada seda tagamaad. Et näiteks, et miks me teatud viisil käitusime, hästi oluline on siis ka nagu võtta sel hetkel siis ka nagu ka seal mineviku hetkes vastutus oma käitumise eest ehk näiteks öeldagi, et see oligi teie suhtes ebaõiglane, et see oli parimat, mida ma antud hetkel teha näiteks oskasin, aga et mul ongi väga kahju, et sa näiteks pidid seal olukorras olema, kui ma saaksin näiteks täna teha teisiti, siis ma ei tea, ma ütleksin sulle veel seda või pakuksin, ma ei tea, teist või kolmandat või eemaldaksin sind sealt olukorrast, on ju. Et selline nagu, kuidas öelda eesti keeles, repair, nagu selline nagu, et ma nagu üritan nagu heas mõttes ikkagi nagu natukene parandada või lappida seda kohta, on ju, kus ma olen midagi katki, kui selliselt teinud, on ju. Et jah, anda noortele kaasa seda teadlikkust, selgitust ja olla ise see
mudel on ju, et kehastada seda, mida ma nagu siis soovin neile edasi anda. Minul on üks küsimus veel. Ma tahaks rääkida armastusest veel. Ilus asi. Aga armastusega kaasneb vahel, mitte alati, ka armuvalu. Ja mul on tunne, ma ei tea, miks see nii on, aga mul on tunne, et inimesed vahel kannavad seda endaga nagu liiga kaua kaasas. Et kindlasti ei ole siukest nagu nipslahendust, mis nagu selle armuvalu minema pühib. Aga on sul mingid mõtteid, kuidas seda nagu saaks lahustama hakata, kui see on sul käes see protsess? Vaata, armuvalu kui selline, ehk siis armuvalu ma kogen on ju siis, kui see suhe on näiteks siis lõppenud või katkenud on ju, ja see on kaotus ja nagu iga kaotus, nii mis iganes vormist on, kas inimelu kaotus või suhte kaotus, protsess toimub samamoodi, leinaprotsess. Et iga suhte katkemine on nagu väike surm, et ma pean teda leinama. Ma pean andma endale selle koha, kus ma lepin sellega, et siin miski oli ja enam teda ei ole, et seda kohta enam ei ole, et see protsess toimib nagu samalaadselt ja leinaprotsessid varieeruvadki väga, et kes läbib seda, ma ei tea, kuudega, kellel võtabki aastaid, on ju, et see on hästi individuaalne see lähenemine. Siin ühte kindlat nagu sellist vastust ei ole, et tee seda ja siis on läinud. Ja et armastus ja ka need nii-öelda nagu sügavused kui sellised, millest me nagu täna rääkisime, on ju ka hästi erinevad, on ju. Ja vahel, kui ma näen, et miski on lõppemas, ma olen selleks nagu paremini ette valmistunud ja seetõttu on mul kergem edasi liikuda, aga kõige traumatiseerivamad on alati need kogemused, kui need tulevad ootamatult. Kui ma ei olnud valmistunudki lahkuminekuks, näiteks üks pool lihtsalt tuli ja ütles, et kõik on läbi on ju päeva pealt või et ma ei tea, lapse vanem täiesti noor terve, aga suri on ju, et see ootamatus on just see, mis tihti nagu muudab selle protsessi nagu raskemaks. Et kui ma olen olnud suhtes, kus me oleme juba ketanud konflikte aastaid, siis nagu et lõpuks see nagu lõpp tuleb, siis võib-olla isegi suur kergendus on ju, aga see ei tähenda seda, et ma seda ei leinaks, sest et ma pean ikkagi nagu läbi kogema kõik need olukorrad siis nüüd ilma selle inimeseta, kus ma muidu olin taga koos on ju, ja vahel ma ei tunne seda leina igapäevaelus võib-olla üldsegi, aga siis on need mingid hetked, seda ma oleks alati koos teinud. Või siin jõululauast oleks ikkagi ju alati olnud, või siin ta oleks alati seda sekka öelnud või tulnud mulle pannud selle õla alla ja nüüd on see, et teda ei ole, on ju. Et ikka see, nii-öelda peab leinama. Aga kui me räägime näiteks esimesest armastusest ja ma ei tea, võib-olla on 3., 4. juba, kas see 3., 4., kui see lahkuminek on, kas see on natuke leebem? Või pigem ma ei oska sulle seda öelda, ma pole ise nii mitu korda armunud olnud. Et ma arvan, et see on jällegi individuaalne, et see väga oleneb ka inimese temperamendist ja eriti näiteks inimesed, kellel on ATH, või et osad inimesed ongi tundelisemad ja osad armuvadki kergemini ja kogevad üldse kõiki emotsioone väga intensiivselt, on ju, et see võib iga kord sama valus olla, on ju. Aga samas võib olla ka see, et esimene kord on see kõige valusam ja hiljem vähem, et siin kindlasti ei ole ühte õiget vastust, et kuidas, et see inimkogemus on niivõrd erinev. Ma ühe küsimuse veel küsin, jätta meelde, mis siin küsida oli. Siis küsin mina. Jaa, aga kui me räägime, näed, mul läks ära küsisima. Okei, sorry. Lea, mis on sinu jaoks armastus? See on nii hea küsimus ja tead, kui sa üldse hakkasid siin armastusest rääkima, ma mõtlesingi, et aga et mis see siis on ju, et millest me siin tegelikult on ju räägime, et võib-olla psühholoogia maailmas on kerge nagu seda nagu kuidagi piiritleda või nagu klassifitseeruda võt sinna teemasse, kus ongi need armastuse keeled, on ju, et ma ütlen, et ma armastan sind, aga sinu jaoks tähendab see seda, et sa kuulad mind ja oled alati mu jaoks olemas, aga teise jaoks see tähendab seda, et ma ei tea, sa teed mulle kingitusi või teed minu jaoks mingeid teeneid või et see armastus kui selline on ju hästi individuaalne ja see on
võib-olla kui nagu võtta need klassifikatsioonid või kuidagi raamistikud ära, siis ta ongi võib-olla selline, mida on keeruline sõnadesse panna. Ta on selline kõrgendatud tunne, on ju, et eks me kõik, noh, ma usun, kui niimoodi üldistada, on ju, ikkagi soovime kogeda armastust, me soovime kogeda seda heaolu seisundit, et see on jah, midagi kirjeldamatult. Armastuse vormid on ju nii erinevad, et kui ma ütleks, et viis, kuidas ma armastan oma partnerit ja kuidas ma armastan oma last, et see on üks sama nagu armastus, aga kuidagi tema nagu erinevad vormid, need erinevad viisid, kuidas ma nagu suhestun, kas ma armastan nagu partnerina või ma armastan nagu emana või et noh, mis rolli ma võin ju armastada ka nagu sõbrana, et neid armastuse rolle on erinevaid. Väga ilus vastus. Ma korra hüppaksin tagasi noortesse veel. Meil on väga suur selline scrollimine, kõik vaatavad oma telefoni ja võrdlevad ennast üksteisega. Et ta on ikka ilusam ja temal on see asi parem ja teisel on teine asi. Et kuidas sa seda olukorda näed, et kuidas see kujundab üldse noorte nagu enesehinnangut? Ja noh, kujundabki enesehinnangut on ju kui sellist, et see on väga õigesti öeldud ja see kontrast on minu meelest nagu nii suur, et kui varem oligi see, et ma ei tea, ma võrdlesingi ennast siis kõige rohkem nagu see ringkond ulatuski selleni, et ma võrdlesin ennast oma klassikaaslastega, on ju, siis tänapäeval on see, et ma võrdlen ennast sadade ja tuhande teiste ideaalsete eludega, on ju. Et see võrdlusmoment on läinud nii suureks ja nagu noh, eks see on kõik selline, noh, see psühholoogia ikkagi see, mille arvelt nagu kõik reklaamipsühholoogia, mõjutamispsühholoogia töötab, et noh, mida rohkem ma seda näen, seda rohkem see hakkab meeldima, seda rohkem ma seda tahan, seda rohkem ma seda usun, on ju, et ma pean ka nüüd selline olema, sest kõik ju nagu on ja noh, et miks ma ei ole selline või miks ma ei ole nii piisav või et no, et olgu ma nüüd proovin siis ka, ma ei tea, alati kogeda neid kõrghetki või postitada neid pingeid pilte, aga noh, et ei tule välja, on ju. Et eks ta ikka seda enesehinnangut kui sellist eriti nagu just noortena sellel nagu haavataval sihtgrupil kujundab, et see on see, kui isiksus kujuneb välja ja tohutult oluline on see kuuluvustunne, leida see grupp, samastuda, on ju, kus on see minu hõim, on ju, et mitte saada tõrjutud, olla osa grupist ja noh, et kui ma näen, et grupp peab olema selline või see on see standard, mis on seatud, siis noh, ma võingi tunda, et ma pean sellele vastama, et mitte saada tõrjutuks, et kuuluda gruppi, aga jah, noh, ja siis tulebki see, et miks ma ei ole piisav, on ju, või et minus on midagi puudu või et noh, et miks ma, et siis minnakse sellest iseendast nagu kaugemale, on ju, et ei aktsepteerita ennast sellisena, nagu sa oled, on ju. Aga tead, ma küsiks veel 2 viimast küsimust. Üks küsimus oleks see, et kuidas, sa natuke mainisid seda, aga kuidas me saame üldse toetada, et me ei läheks sellisesse kuidagi vaimsesse kriisi või et me vajaks kui kellegi teise toetust või abi nii palju. Sa ütles küll, et psühholoogi juurde võib muidu ka minna, et nagu niisama rääkima. Aga tihti ikkagi leitakse tee siis, kui on väga kriis juba. Aga mis meid toetab? Sa ütlesid, uni on toitumine ja kindlasti loodus, sa tõid natukene seda välja, aga mis on veel need asjad, mis aitaksid meil hoida seda vaimset tervist, et me ei peaks sellistesse kriisidesse nii tihti sattuma? Ja, eks see baas, mis me nagu valmisin need vaimse tervise vitamiinid, et sinna see liikumine ja nii-öelda see nagu tähendusrikas suhtlus või nagu kontakt inimesega kuulub ka juurde, aga mis ma võib-olla juurde või lisaks, et mis nagu aitab sellest kriisist on ju hoiduda, kuigi noh, päeva lõpuks ega me keegi ei ole täielikult sellest kunagi nagu kaitstud, ka siis, kui ma kõike seda jälgin, on ju, et elu on vahel täis ootamatusi ja kõik asjad ei olegi meie kontrolli all, aga mis väga aitab, on ikkagi see iseendaga parema kontakti loomine selles osas, et ma tunnen ära ongi, et kus on minu piirid, mis on minu vajadused, kuidas nagu võimalikult palju hoida ise see enda tass on ju täis, et kust maalt ma nagu tean, et kui ma nagu noh, siit teemast edasi lähen, siis noh,
ma lähen katki või ma ei tule toime või et noh, need on ju nii erinevad, et ma ei tea, töökaaslane jaksab nii palju töötada, aga mina tean, et mul on veel lapsed ja see ja teine ja kolmas, et kui ma nii palju töötan, siis noh, ma kindlasti kukun kokku, on ju. Et kus on need minu piirid ja mis on minu need baasvajadused, mille arvelt ma ei saa nagu teha järeleandmisi, on ju. Et mis on minu jaoks kõige nagu olulisem, et mulle tundub, et me inimestena õpime kõige paremini nendest kriisidest just, kui see kriis on ära, et siis sa analüüsid ja siis sa saad alles teadlikuks, et see oli sinu piir. Ja, sest vaata, ega ju noh, see kehtibki samamoodi ka teistes valdkondades, et eks ma oma kultuuris saan kõige rohkem teadlikuks, kui ma viibin võõras kultuuriruumis, on ju. Siis ma saan aru, et oota, ma olen tegelikult nii palju nagu konservatiivsem või vaoshoitum või et aeg on meil ikkagi nagu väga fikseeritud, et ei ole, siin on see palju paindlikum, et muidu nagu võin nagu teadlik olla ja teooriad mõista, aga nagu ma taipan seda nagu siis selles hetkes või kogemuses kõige paremini või kõige eredamalt, on ju, kui see saabki selgeks, et kes mina siis nagu olen, kui see mina hakkab seal olukordades nagu eristuma, on ju, et ta tuleb esile. Et vahel lihtsalt ongi need osad meist, need tahud, mis saavad ainult teatud olukordades ennast nagu siis näidata või pinnale tõusta, on ju. Et noh, psühholoogia maailmas on üks selline teooria või nagu, kuidas öelda, et on see Johari aken, kus on see akna 4 tahku sellest minast, on ju, ja üks ongi see mina, mida mina tean enda kohta, aga sina ei tea. Teine on see, mida sina tead minu kohta, mida ma ei tea. Noh, et teised nagu kõik näevad ja ütlevad, et kuule, oled sa tähelepanu, sa oled selline ja võib ka olla algus vastandumine, et ei, see ei ole mina, on ju, ja pärast mõistad või mõtled, et noh, et ehk ikka midagi võib-olla kõnetas, on ju. Mis ma tõin välja, et see, siis on üks see osa, mida nagu me, noh, mõlemad teame minust, on ju, ma tean, sa tead ka, ja siis on see viimane aken, see, mida teised veel ei tea ja ma ise pole ka veel enda kohta taibanud. Et varsti me kõik saame teada, aga see on veel meie kõigi eest varjatud, nii teiste kui ka mu enda eest. Ja siis noh, lõpuks saan seda taibata, on ju. Ma korra puudutaks seda heaolukeskust ka hästi lühidalt, aga siiski sa oled loonud sellise heaolukeskuse, võib-olla hääldad ise, ma ei oska. Maanasvara vaimse heaolukeskus. Ja, kus see nimi tuli üldse? Noh, me oleme elukaaslasega siis koos seda alustanud. Me mõlemad oleme võib-olla siis nagu sellised ka natukene Idamaa filosoofiate huvilised või see on üks asi, mis nagu meile endale kuidagi sellist toetavad elufilosoofiat nagu pakub. Ja siis me mõtlesimegi, et noh, et mis võiks olla selline nimi, mis natukene eristub, aga samas noh, me ei taha minna sinna klassikalisesse, et võtame selle vaimse tervise ja ladina keele ja et noh, et lasta olla natukene erisem, on ju, ja mitte nii tavapärane, et lasta olla meile selline võib-olla nagu kodusem kuidagi. Ja siis me vaatasime neid sanskriti keelseid erinevaid nimesid, et võtame sanskriti keelest, mitte ladina keelest. Ja maana tähendab nagu mõistust või meelt, ka manasa, et sanskriti keel on tegelikult selline hästi keeruline keel, et ühel sõnal võib olla mitu tähendust. Ja siis see teine pool nagu see svara on nagu vahel öeldakse, et nagu ka järv, aga samas ta nagu tähistab ka sellist nagu kuidagi voogu, et see oligi nagu kuidagi mõtte või meele nagu voog. Et noh, ja siis kui ma mõtlesin kogu selle psühholoogia maailma peale ja selle noh, mõttemaailma peale, mis meie sees nagu voolab, et siis see tundus nagu täpselt selline, mis nagu kõnetas. Ja kuidagi ma tunnen, et sanskriti keel ka on eesti keelele tegelikult selles mõttes nagu sarnane, et meie jaoks ei ole seda nagu siukene nagu keelevääna ja hääldada, et hästi palju täishäälikuid ja selline nagu omapärane, et jah, ta nagu kõnetas kuidagi. Ja hästi kiiresti jäime nõusse. Sul on koduleht ka, et siis saab sinna uudistama minna. Kuidas see koduleht oli? maanasvaracenter.com. Aga võib-olla viimaseks küsimuseks küsikski natukene sellise teistsuguse küsimuse ja võib-olla sa võid vastata sellele täpselt selle koha pealt, et sina kui Lea, mitte kui psühholoog, aga sina kui Lea, et mis on sinu jaoks hingetee?
Ja see on areng, liikumine oma lõppeesmärgi suunas. Väga ilus, väga ilusti öeldud, väga kenasti öeldud. Aitäh. Ma arvan, meie kuulajad said siit väga-väga palju tarkust, eriti suhete koha pealt ja noortele tuli siit palju infot. Et me oleme ülitänulikud, et sa tulid. Aitäh, et ja kutsusite. Ma väga-väga soovitan julgelt, et kui kellelgi on soov, et ta soovib päriselt psühholoogi juurde minna, siis Lea on ehe näide, kelle juurde võiks kaaluda minekut. Et see tunnetus peab ise igal inimesel tekkima, aga kindlasti väga äge naine ja naine, kelle juurde läheksin isegi mina. Väga tore. Aitäh selle Lea, me tagasiside. oleme väga tänulikud sulle. Mina olen ka teile tänane vestluse salvestus möödus nii mõnusalt, nii soojalt ja elutervelt. Aitäh sulle. Aitäh teile ka. Me täname sind. Aitäh sulle. Aitäh.